fashion. Ma panen kohe siia klipi, mis juhtus. Ma ei saa aru, mis on üldse elu nagu planeerimise point. Läksin trepist alla ja viimase astme ma astusin valesti ja mu hüppeliiges läks katki, mis on juba läinud katki umbes 4 korda. Või õigemini see ei läinud katki, vaid ma sprainisin selle, ehk siis ma väänasin selle välja vist eesti keeles. Ma helistasin nii-öelda acute injury liinile Taanis ja siis arst ütles, et kui ma seda liigutada saan ja ma seda keerata saan ja see ei ole nii hull valu, kui mul oli eelmine kord, kui see päriselt katki läks ja mul oli mitu luumurdu, et siis ma läheks koju ja paneks jääd peale ja siis kui see on väga hull, siis homme minna hädaabi või sinna emergency room'i, aga ma pidin Pariisi minema. Ma nüüd panen selle lahasesse ja lähen kontsi kandma või? No ei pane ju. Mul oli plaan sukki ja kleite kanda. Ma ei saa neid teha, kui mul on mingisugune hüppeliige, see mingi vorm jalas. Kõik on nii halb. Mul ei olnud vaja seda nagu. Ehk siis jah, õnneks on nii-öelda grade 1 väljaväänamine ja ma tegelikult olen juba mitu päeva lihtsalt voodis olnud ja Henri veetis naistepäeva niimoodi, et ta tõstis mu voodist üles ja viis mind kööki või siis tõi mulle asju, et ma ei kõnniks ja ma ei liigutaks oma jalga ja ma tõesti lonkasin, nüüd ma saan juba kõndida ja ma ei kavatse sellega Pariisi minna, vaid ma panen endale ilmselt kinesuse teibi ja siis ühe teise nii-öelda, ma ei teagi, mis selle asja nimi on, mis sa paned vigastuste ümber, see on vana spordivigastus, ehk siis see ei ole midagi uut ja ma täpselt tean, mis seal viga on ja ma olen juba hüppeliigese väljaväenamise ekspert, nii et on mis on, aga see ongi nüüd huvitav challenge, et kuidas ma panen ennast niimoodi riidesse, et ma näen endiselt välja presentable ja ma ei näe välja nagu katkine linnuke, aga tänane plaan on siis mõelda välja mu Pariisi outfitid. Ma räägin veits, mis seal toimuma ka hakkab. Teine plaan on avada see pakk, mille sees on või peaks olema Dyson Airwrap, sest ma mõtlesin 4 kuud, kas mul on seda vaja ja kas ma tahan seda ja kas see on hea investeering ja ma endiselt veel ei tea, kas see on hea investeering. Aga nüüd ilmselt selles videos ma unpackin selle ja vaatame, mis saab. See on täpselt nagu Dysoni tolmuimejaga oli, et meil on Dysoni tolmuimeja ka ja see on kallis, aga see oli üks kõige paremaid investeeringuid, mis me oleme teinud. Me ainult kasutamegi seda iga päev, see on super, nii et ma mõtlesin, et ma tahan oma juukseid hoida. Mul on ilusad juuksed ja samas mulle meeldivad lokid, nii et või õigemini mulle meeldib, kui neis on mingi elu sees. Ja ma ei tahaks kuumust kasutada, nii et mu peas käisid kõik need mõtted läbi. No tegelikult me võimegi sellele võib-olla lahti teha. Here it is, sinise ja roosa värvi või rose gold või ma isegi ei tea, mis selle nimi on. Ja pikema versiooni, sest nagu te teate, siis mul on väga pikad ja väga paksud juuksed. Ma väga loodan, et see on seda raha väärt. Mis ei aru, mis materjal, see on nagu kummine materjal. See on väiksem, kui ma arvasin. Meil on siin otsik, kõige kitsam otsik lokkide jaoks. Huvitav, kuidas see siia sisse käib. Niimoodi käib ka. Vau, see on väga kerge. See on kergem kui mu föön ja mul on GHD Heliose föön, mis on muidugi super hea föön, ma väga soovitan seda. Ja ma täpselt ei tea, mille jaoks nüüd kasutatakse. Cool. Sa saad selle nii-öelda riputada vist vannituppa ja siis sa saad siia need attachment'id vist sisse panna. Ilmselgelt ma ei tea mitte midagi Dysonist, ma isegi, ühesõnaga, mulle lihtsalt meeldib meie tolmuimeja ja mõtlesin, et see on hea investeering, nii et äkki see on ka hea investeering, aga ma proovin seda järgmises videos, ilmselt peale Pariisi läheb see ülesse. Aga proovime neid outfit'e nüüd, ma koristan selle ära. Põhimõtteliselt ma lähen 4 päevaks, mul on iga päev full schedule. Et kui see tundub, et see on nagu puhkusreis, siis see on töö ja nõuab palju planeerimist, aga ma lähen kõigepealt Pariisi ja siis ma lähen lääne kaldale Prantsusmaal natuke soojemasse kohta. Ma vaatasin ilma, et seal peaks olema 20 kraadi, nii et ma väga ootan seda. Mis tähendab, et ma pean panema ka veits soojemaid riideid ja ma saan sealt ka paari brändi poolt mõned riided kaasa, mis ma praegu näidata ei tohi, nii et mõned outfitid võib-olla tulevad sealt juurde. Ühesõnaga plaan on siuke, et ma kannan enamus ajast seda. Teeb kindlaks selle, et mu hüppeliiges on kogu aeg hoitud. Kinesuse teip, mis on sporditeip põhimõtteliselt. Ja ma panen oma jala sellega kinni ja siis kõikidel võimalikel
hetkel, kus ma saan, ma kannan lihtsalt seda, et seda ilmselt ei ole näha ja kui ma ei saa, siis ma kannan ainult kinestusteipi viimastel päevadel, kui mul on pidulikumad dinnerid. Aga kõige kurvem on see, et mul on kõige ilusamad kontsad ja ma ei saa neid kanda, sellepärast et see ei tule kõne allagi, et ma katkise hüppeliigesega panen kontsa jalga. Ja mul on sellest nii kahju, sest need on nii ägedad või nii nunnud. Need on lohasest ja kui te tahate nii-öelda sustainable või rohkem sustainable kingi, siis need on super head. Nad teevad neid nii-öelda made to order, ehk siis nad väldivad overproductionit. Kontsade puhul on tavaliselt niimoodi, et päka ja kontsa vahel on võimalikult palju ruumi, siis seda mugavamad kontsad on, ehk siis mida nagu flatim on see osa, seda mugavamaks kontsad muutuvad. Ja sellepärast on just need kontsad üli mugavad. Mu esimene päev on Pariisis, kus on külmem ja ma arvan, et ma tahan panna endale selle mantli, mis on Philippa K. Äkki kašmiirmantel, aga see on super hea mantel. Ta on kallis, aga ma arvan, et see on olnud üks kõige paremaid investeeringuid, mis ma olen teinud. Ja sükese mantliga on täpselt see, et see võtab su hingetuks, kui sa selle ostad, aga siis sa kannad seda 10-15 aastat, ehk siis tegelikult kokkuvõttes kulub vähem raha ja selle outfiti puhul on nii-öelda, sa oled nagu always on point, ehk siis ja igastahes seda ma kindlasti tahan kanda. Siis ma panen ühe siukse topi, mis on veits pidulikum ja kuna õhtul on dinner ja siis ma panen ühe pruuni kampsuni, mille ma sain, ma arvan, Arcetist ja minu arust see top on ka Arcetist ja mustad tavalised püksid. Väga basic outfit, ma pean ära triikima selle bluusi, aga mulle meeldib, et see on väga naiseliku kraega või see, et õlad on paljad ja mulle alati meeldib, kui siit ülevalt on natuke lahti, sest et sul võib olla üli basic outfit, aga see teeb selle natuke, ma ei tea, šikimaks. See on üks mu lemmikampsun, minu arust see värv sobib super hästi mu juuste värviga, aga see šüke värv sobib minu arust kõigiga. Tavaliselt ma paneks selle lihtsalt selga, aga praegu teeme nii, nagu tehakse Pinterestist, kuigi see on nii ebapraktiline minu arust, nagu miks sa selle üldse paned, kui sa seda ei kanna, aga võib-olla see teeb sooja. Siis Humana Vintage'ist kott, mille ma sain, ma arvan, 1 euroga. Ma ei mäleta, nagu päriselt mingi 7 aastat tagasi. Ja tavaliselt, mida ma teen, kuna selle sang on liiga pikk, või vähemalt mulle ei meeldi, kui pikk see on, ja ma olen ise ka lühike, siis ma nii-öelda voldin selle sanga siia sisse veidi, jääks mulje, nagu ta on lühem. Kui panna siia see kampsun ja juuksed lahti teha, siis see on esiteks üli basic, aga samas mulle siuke monokromaatiline stiil väga meeldib, nagu te olete aru saanud. Kott ka Pariisi jaoks üsna perfektne. Ja kui panna veel pärlid või ägedad sõrmused, siis ja ilmselt ma panen saapad alla, et ma saaksin oma ortoosi ära peita. Kui sa paned hästi nii-öelda basic looki, aga need on head materjalid, minu arust need mõlemad peaksid olema mohääri kašmiiri segu, siis kokkuvõttes see näeb välja väga luksuslik, isegi kui see tegelikult on väga tavaline ja ma põhimõtteliselt kannan lihtsalt villa. Et minu arust see on nagu key lihtsa, aga väga on point stiili juures. Järgmine outfit. Valged teksad, siis selline boatneck blues. Mõlemad on jälle minu arust Arcetist ja mul väga meeldivad, nagu ma enne ka võib-olla mainisin selle eelmise musta bluusi puhul, kui on üla nagu õlad või natuke seda äärt on lahti, minu arust see on väga naiselik ja valged teksad ma ei oleks kunagi arvanud, et ma need endale ostan, aga mulle väga meeldivad need ja see on täpselt siuke nii-öelda teksabaar, mida saab kanda ükskõik millal ja eriti suvel. Iseasi muidugi, kas ma neid puhtana hoian. Alla panna baleriinad. Baleriinad on ülipopulaarsed praegu Taanis ja üleüldiselt trendidega on niimoodi, et kui need on Taanis populaarsed, siis need on Eestis populaarsed umbes aasta pärast. Ehk siis, kui sa jälgid, mida ma kannan, siis sa umbes tead, kuhu trendid liiguvad, aga baleriinad on täiega in. Ja mulle väga meeldivad lihtsalt mustad tavalised baleriinad. See ongi selline nagu naiselik baleriini stiil. Sobib super hästi kokku. Nii et ma panen need ja siis ma panen peale ilmselt kõige tavalisema trench coat'i, nii et proovime. Nii, ma ei hakka endale teise jalga seda suruma praegu, aga ta näeb välja umbes selline ja mul on 3 trench coat'i, mul on tavaline must trench coat, siuke suvekas, aga ma arvan, et see on liiga tume. Siis mul on nii-öelda pikem trench coat, ma arvan, et ma panen selle ja siis mul on Harno
sihuke lühem trench coat, mis ma arvan, et selle nii-öelda nagu püksilõikega ei sobi väga kokku ja teeb mind lühemaks. Huvitav, kui panen selle trench coat'i. See on jällegi üliklassikaline outfit, väga Pariis või üldse lihtsalt väga kevadine ja võib-olla kui panna hairclipiga juuksed kinni, ma ei tea, kas ta on, või lihtsalt panna kinni, midagi sellist panna. Vabalt, sama kott sobib super hästi, kui sul on üks selline kott, mis sobib kõigega. Võib-olla ta on ka äge, aga ma arvan, et ma näen sellega liiga lühike välja. Mu probleem on selles, et ma olen palju lühem. Kuigi see on ka väga nunnu. Ta on siuke natuke nagu prepim. Mul on üks jaki variant veel, muidu mulle hullult meeldib see on Barbouri jakk. Henri oma, varastasin temalt, see on ka äge. See on hoopis teistsugune look, aga muideks need on ka väga teemas, ilmselt mitte Eestis, aga see on täpselt siuke, et elan siin ja lähen hobuseid karjatama vibe. Nagu mul oleks kuskil karrihobuseid, aga ma arvan, et ma panen trench coat'i, kuigi see on ka päris äge. Mulle hullult meeldib see jakk ja ta on siuke teistsugune. Ma mõtlesin natuke taaskasutada midagi, ehk siis seesama look, mis mul enne oli, aga panna siuke kamps peale. Ja ma ei tea veel, millega ma seda kannan, aga see on ka üks outfiti variant. Ma arvan, et see oleks päris nunnu ja see on siuke nunnu suvine, võib-olla isegi bluusi asemel panna mingi muu. Aga see tõestab väga hästi seda, et kui sul on mingid baasasjad, mis istuvad sulle hästi ja millest sul on mugav, siis lõpuks see, mis sa siia peale paned, juba muudab sul kogu outfit ära, ehk siis tegelikult ei ole üldse palju riideid vaja. Sul on lihtsalt vaja paari väga head baasasja ja nagu näha, siis mul on ikka väga kindel color code, nagu ma ei kannagi värvilisi riided, mul põhimõtteliselt ongi ainult beežid, hallid, mustad, valged riided ja see on lihtsalt mugavusest, sest siis ma võin võtta kapist ükskõik mida ja see ikka sobib kokku. Ma alles panen siia kampsuni ja muud asjad peale, aga ma kannan väga palju flare pükse ja ma kannan neid sellepärast, et kui ma seisan, siis nad teevad mind väga palju pikemaks. Ja mul väga tihti teksapükse ostes see probleem, et ma pean ostma enda puusade järgi, tavaliselt emmi või midagi sellist, aga siis ta on mu piha pealt suur ja siis ma tavaliselt võtan tossupaelad ja panen siit endal püksid kinni, kui see teeb mulle asjad mugavamaks või kui ma ei taha, et ta kuidagi bluusi alt veider välja näeks, ehk siis siin on teil üks styling tip. Aga ma selle lõikega pükse, ma arvan, kannan kõige rohkem, sest minu arust on kõige mugavamad ja praeguses olukorras ma saaks panna oma ortoosi jalga ja peidaks selle ära. Nüüd ma tahan siia peale panna kampsuni. See on sarnane nagu Toteme kampsun, aga see on Arcatist ja mulle väga meeldis selle krae, see on siuke väga meremehelik vibe. Ja siis ma tahan panna siia alla täiesti tavalised konversid, sest siis meil on nagu natuke trip going on. Vahepeal mõtlesin ka seda panna, aga ma arvan, et mulle meeldib see rohkem, sest siis ta on natuke nagu rahulikum. Just konversidega on see, et need näevad ägedad välja, aga nende tald, mul on nii paksema tallaga konverse kui ka õhema tallaga konverse. Ja nende tald on natuke liiga flat, ehk siis mulle hullult need meeldivad. Ja neis on ka ruumi ja ma saan neid kanda oma selle jalaprobleemiga, ehk siis see on nagu super. Ta ei toeta väga talda, mis võib-olla mõne jaoks on tähtis, ehk siis kandke siin mingit sisetalda või midagi sellist. Ja talvel neid kandes see tald peaks olema väga paks. Kuigi ma ei soovita talvel üldse ketsi kanda, sest see on hüppeliigestele ja taldadele väga ebatervislik. Ehk siis ei pea olema tervise arvelt trendikas. Siuke outfit. Nüüd mul on 2 väga pidulikku dinnerit, kus tuleb nii-öelda nagu väga dress up'ida ja mul on üks, mis on nii-öelda top ja seelik ja siis on mul üks kleit, millega ma tahtsin neid ilusaid kontsi kanda, aga ma ei saa neid kanda. Ehk ma pean midagi muud välja mõtlema. Ma mõtlesin, et mul on need pikad saapad ja ma saan pikkade saabaste alla peita samamoodi selle ortoosi ära, ehk siis võib-olla see on üks häkk, kuidas ma saan näha pidulik välja, isegi kui mu jalg on täiesti unfunctional. Ehk siis A-line skirt ja siis jällegi õlgadest lahti bluus, selle saab ka need paelad saab ära võtta, aga mulle vist meeldivad need. Ja ma jätsin endal selle jalatoe siia alla, sest keegi ei tea, mis mul seal all toimub, kui ma panen pikad saapad. Keegi ei tea, et mul isegi jalg katki on, eks ole. Ja siis, kui panna nüüd siia peale üks Sandro jakk, mis oli jällegi investeering, see oli üsna kallis, aga jällegi ta on mürst nii ajatud. Näeb nii tore välja, niisugune pidulik, aga samas veits maskuliinne ka. Võib-olla isegi ma paneks juuksed kas üles või
Tech Dysoni klokid, aga vaatame, mis sellest saab. Siia tuleb samamoodi see kott juurde, väga klassikaline Pariisi stiilis look, ma isegi ei tea, mis see on, siuke nagu ongi Oxfordi või prepi stiil pigem vist. Siis mul on üks kleit ka, mis on mu lemmik. Väga cool kleit minu arust. Ma nüüd selle jala pärast pean veits mõtlema, sest ma muidu oleks loomulikult pannud need ilusad kontsad, mis ma enne näitasin, aga nüüd, kus ma panen baleriinad ja mustad sukad või siis ma panen lihtsalt pika saaba, sest tegelikult pikk saabas ja pikk kleit on ka päris ok, aga ma täpselt ei tea. Mulle meeldib see, et sellel kleidil on taskud ja see nii-öelda bandoo topi pool ka, siia saab tegelikult panna paelad ka üles, aga ma arvan, et ta on ilma ägedam ja ta on tõesti siuke väga pidulik, aga samas üliminimalistlik ja siia ma paneks kõrvarõnga. Ma veel mõtlesin panna on see peapael, aga võib-olla ma panen selle eelmise outfiti juurde. Ma ei tea, kas see siia sobib, võib-olla ma panen selle teise juurde. See mantel on tõesti selline, mis sobib absoluutselt kõigega kokku. Vahet ei ole, mille peale sa selle viskad, isegi kui sa kannad pidžaabasid. Ja selle kleidi puhul on veel see ka äge, et ta käib mõlemalt poolt lahti, ehk siis saad jala lahti teha ja siis see justkui annab sulle nagu veits pikkust juurde. Ma arvan, et that's it. 4 päeva saab kindlasti hakkama. Probleem ongi selles, et mul on väga palju nagu erinevaid asju vaja teha ja kui ma tahan sellest nii-öelda nagu head content'i teha, siis ma peaks riideid vahetama, sest muidu ma teen kogu aeg nagu sama outfitiga samu asju. Ja sellepärast ma pigem võtan rohkem asju kaasa ja ma saan nende poolt ka vist ühe kleidi, mida ma pean veel proovima ja mingi tehted tulevad ka nende poolt. Ehk ma arvan, et see ongi kõik. Ma pean lihtsalt mõtlema välja, kas ma kannan saabast või ma kannan baleriinasid. Ja siis ma pean need kõik asjad kohvrisse ka mahutama. Ma laenan, ma arvan, Britelt kohvri, sest et ma ei mahuta neid kõiki asju muidu endale kohvrisse. Mitte, et ma üldse viriseks. Ma lähen Pariisi. Nagu siin ei ole mitte midagi viriseda, ma pigem olen siuke imposter syndrome, et seal on väga palju väga suuri influencereid ja ma endiselt ei tea, kuidas ma sellesse valemisse nagu jõudsin. Läheb veits kuidagi mu peast välja. Aga see selleks. Ma loodan, et te saite siit mingit stiili inspiratsiooni või saite mingit, ma ei tea, mis inspiratsiooni, aga selles mõttes ma võin öelda, et mu garderoob on üsna värvide mõttes igav ja ma pigem keskendun lõigetele ja materjalidele, et see oleks nii ajatu, et ma kannan asju nagu tõesti igavesti, sest väga paljud asjad on mul olnud ka palju kaua. Selles mõttes need on igal ajal nii-öelda trendikad, sest need trendid ei lähe mitte kunagi moest. Ja täpselt samamoodi minu selle old money või prepi stiiliga, et see on kogu aeg tegelikult moes. See tuleb aina tagasi ja ma ei tea, mulle kuidagi nagu meeldib see, sest ta on hästi minimalistlik, ta on ajatu, seal on head materjalid ja samas ei ole selline brändidele keskenduv, et sul on nagu igal pool mingid logod, mulle see väga ei meeldi. Ma loodan, et see oli inspireeriv. Näeme Pariisis.